3 naist, kes varem jalgpalliga kokku puutunud ei olnud, käsitlesid palli vaat et sama hästi kui poisid, kes samal ajal kõrval treenisid. Naised on jalgpallist vaimustuses. Kohale tullakse ikka tervise ja ajaveetmise pärast. Ei, muidugi saab. Saab tee täpselt nii palju, kui saad ja suudad ja suurepärane ju. Ja nüüd on mõnus meelelahutus, et lihtsalt uss. Ja kehale hea ja vaimule hea ja... No me harjutame, ega me ju praegu ei mängi, et palli käsitlemist ja nii vist treener on tore ja kõik. Ja see on väga hea vaheldus, mina leian. Algus olin skeptiline, vana inimene, kas sobib niisugused liigutused. Aga kui me mängima hakkasime lõpus, no see oli võrratu, me olime niisuguses asardis, et ühesõnaga sealt saab niisuguse energialaengu. Naised ongi, ma arvan, lihtsalt aktiivsemad ja julgemad ja on siis valmis proovima uusi asju, et kindlasti selline eakate sport on väga teretulnud. Naisi õpetas treener Egon Tintse. Harjutused olid eakohased ja sobisid ka väiksema füüsilise ettevalmistusega inimesele. Minu unistus küll on see, et võib-olla mõne aja pärast saame juba formeerida seenioride meeskonna ja osaleda ka võistlustel. Järgmine treening on juba 18. jaanuaril. See algab kell 12 päeval ja kestab tund aega. Jalgpalli tundmine ja selle varasem mängimine pole tingimata vajalik. Sisehallis treenitakse kuni märtsi lõpuni.